Terekest jälle siin Hardi ja täna ma näitan teile õpetuse, kuidas teha sellist tekstiefekti nagu teksti sees oleks nagu tekst põleks, ütleme nii, noh. Jah, nagu tekst põleks. See on tegelikult väga lihtne, et seal pole midagi rasket. Et ma panin kirjeldusse siis selle tulelingi ka, kus te saate nagu siis ise efekti teha, muidu te ei saa nagu teha seda, teil pole linki. Aga seda saab ka muude asjadega teha. Et ma näitan siis ära. Kõigepealt ma võtan äkki siis new projekt. Oih, vabandust, open. Ja panen new. No I want one. Nii, algas lisad video tracki. Paned sinna teksti, kirjuta, mis sa tahad. No, ma kirjutan praegu. Lõpetus. Font oleks hea see Arial, et ma ei soovita hakata siin väga teisi fonte panema. Paned draw outline. Paned selle valgeks. Teed natukene välja jooni, mitte väga suurelt. Umbes niimoodi. Paned selle kinni. Insert video track. Ja võtate nüüd selle, mis te tahate seal teksti sees nagu liiguks. Võtan praegu selle tule. Niisugune äge tuli. Seda on üks on 20 sekundine ja teine on 55. Ma jätsin 55 sekundise. Igaks juhuks kui läheb vaja. Nii. Nüüd paned selle sama pikaks kui teksti. Ehk 10 sekundit on ju. 5 sekundit. Vabandust. Ja siis toimige nii, et kõigepealt panete siit, valite compositing mode ja panete selle siin multiply mask, jah. Ja näete, et nüüd põhimõtteliselt tekkis see efekt. Aga ma näitan teile ühe asja veel. Tahate mingit taustad äkki taha panna või lihtsalt tahate videole sellist teksti panna, on ju. Teil juhtub selline asi, et see video läheb ise ka nagu tulega kokku. Siis teil on vaja selline asi võetud, et vajutate selle noole siit, seda noolt. Ja kõik on korras. Ja need 2 tracki peavad olema kõige üleval. Nagu üldse videos, on ju, kui seda videot teed. Sest muidu need kaovad ära, on ju. Ja need ei saa videot alla, kui üks on multiply mask. Need peavad kindlalt kõige üleval olema. Ja kui see taustalt panna, siis tead, et see tuleb teha ja see tuleks tegelikult niikuinii teha. Et see on suht vajalik asi. Et praegu ma näitan teile siis selle ka, et kuidas ma võtan näiteks media generator siitest, võtame, mis asja võtame. Jah, noise texture, mis seda tahate, võtame lava. Nii. Ole tasa muidu. Ma võtan siis praegu lava, on ju. Vabandust, mu vend siin segas. Ja sama asi. Lihtsalt, niimoodi. Aga tahate liikuma ka selle lava panna, see oleks nagu ägedam. Mis see ikka seisab siin neid. Kõigepealt teete selle siis sama pikaks, panete siia. Nüüd panete animate. Toote selle siin lõppu. Ja panete selle 10 000. Ja nüüd liigub see. Nagu te näete. Ja see on väga äge efekt. Kas või videoga saab seda teha, aga nagu ma kohe näitan teile. Videoga on ka lihtne teha. Ja videoga te saate eelised, te saate nagu video hääle jätta ka. Just äge. Okei, praegu, aga ma teeks äkki. No praegu võib isegi fonti vahetada, kuna siis oleks nagu parem. Aga ma jätan praegu niimoodi ja teen teksti suuremaks. Oi, ja ma tegin hoopis videot suuremaks. Ups. Ja tekst, jah. Tekst on siin. Teen teksti suuremaks. Ja nüüd paistab nagu video rohkem välja, on ju. Et see on väga äge efekt, et see on põhimõtteliselt Photoshopi efekt on Vegases. See on väga äge.
et ma ise ka avastasin selle ja siis ma olin väga siuke, mida väike siuke efekt. Et tõesti, see on äge efekt ja kui tahate teha, et siis saate nüüd oskate teha, onju. Et ülevalt siit, mis video te tahate lisada nagu siin teksti sisse, selle siis panete nagu multiply mask ja siis vajutate selle alla siin, et saaksite tausta panna. Ja nii lihtne see ongi. Ja kui te tahate siis neid linke, noh, tuleefekti, te võite mingi film või ükskõik mis iganes sisse. Kõik kui pikk, noh, võiks nagu mingi 5 sekundit vähemalt olla, et saaks nagu aru vähemalt lugeda, onju. Aga jah, et lingid saate siis kirjeldusest ja aitäh vaatamast, head aega. Terekest jälle siin Hardi ja täna ma näitan teile õpetuse, kuidas teha sellist tekstiefekti nagu teksti sees oleks nagu tekst põleks, ütleme nii, noh. Jah, nagu tekst põleks. See on tegelikult väga